Alustab taskuhääling Peapall. Räägime vutist teadlikult. Mul on rõõm teid tervitada taskuhäälingu Peapall järjekordses episoodis. Peapall on podcast, kus oma ala asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamisest. Mina olen Silver Grauberg ning minuga koos on stuudios Andrus Lukjanov ja Aiko Orgla. Täna räägime väravahtide treeningust. Vaatame, kuidas seda Eestis on seni tehtud, kuidas seda võiks teha ja mis on selle väravahtide treeningu erinevad kitsaskohad ja rõõmud. Nii, meie esimene saatekülaline Andrus Lukjanov on endine Premium-liiga tasemel mänginud väravaht. Viimased 12 aastat on ta töötanud väravahtide treenerina ning praegu toimetab Eesti Jalgpalliliidus noortekoondiste väravahtide peatreenerina. Mina olen teda ka näinud siin viimasel ajal FC Flora naiskonna treeningutel abistamas. Tere, Andrus! Tere kõigile ka minu poolt! Küsimus sulle on selline, et kas sa oled rahul praegu Eesti klubides toimiva tööga väravahtide suunal? Kui nüüd vaadata seda 5 aastat, kus ma olen olnud Eesti Jalgpalliliidus väravahtide treenerina tööl, siis on toimunud suur areng väravahtide treenerite koolitamise osas ja ka klubides on rohkem töötavaid väravahtide treenereid. Seda on ka näha, ütleme, noorte klassides, et tulevad peale väravahid, kes on juba kokku puutunud väravahtide treeneriga ja see üldine tase minu arvates läheb vaikselt paremaks. Mis see tähendab, et on rohkem rõhku hakata panema või? See tähendab seda, et kui 5 aastat tagasi, kui ma tulin, siis julgen väita, et näiteks Premium-liiga klubide juures oli 3-4 väravahtide treenerit, siis tänaseks hetkeks Premium-liiga klubides vist on enamjaolt kõigil, võib-olla 8 klubil on ikka väravahtide treener. Lisaks veel on näha, et on ka esiliigas väravahtide treenereid, mida tol ajal kindlasti ei olnud. Mina tulin ka Tartust ja kui ma olin Tartus Premium-liiga mängija Tammeka juures ma mängisin, olin samal ajal ise väravahtide treener ja viimasel ajal olin isegi abitreener, väravahtide treener ja mängija 3-1 sellises rollis. Aga võtame skaala lahti 1-10. Kui rahul oled praegu tehtava tööga Eesti väravahtide suunal? Rahulolu on, see on keeruline küsimus, mis rahulolu saab olla. Ma tean, et me oleme koolitanud läbi UEFA Goalkeeper A raames 9 väravahtide treenerit käis läbi, 6 on nendest lõpetanud. Ma tean, et me oleme koolitanud EOTL VV litsentsi näol ligi 50 treenerit. See tähendab, et see teadmised on läinud edasi treeneritele. On olnud aktiivsemaid treenereid, kes igapäevaselt tegelevad aina rohkem väravahtide treenimisega. Selles vaatenurgas kindlasti see rahulolu võib olla seal 7-8. Väga hea, saingi numbri kätte. Hästi, tutvustame teie saatekülalise ka ära. Nagu mainisin juba, Aiko Orgla ja tema on samuti endine Premium-liiga tasemel pallinud väravaht. Oma karjääri lõpuaastatel asus ta väravahti treeneriks ning on selles valdkonnas tegutsenud juba ligi 10 aastat. Praegu töötab ta FC Flora esindusmeeskonna ja U21 noortekoondise juures. Tere, Aiko! Tervist kõigile! Flora esindusmeeskonnas on siis üle 20 väljaku mängija ja nende kõigi kohta on 2 treenerit, peatreener ja abitreener. Samas 3 väravahti ja 1 treener, kes oled sina. Tähelepanu ühe mängija kohta on seega palju suurem. Kas võib öelda, et seetõttu on Eestis tippväravahiks kasvada lihtsam kui väljakumängijaks? Kohe sellise küsimusega on muidugi väga hea alustada. Tegelikult ma nii palju parandaks, et esindusmeeskonnas on 4 treenerit. Meil on ka fitness-treener Kaspar Joask ja ma pean ennast ka ikkagi nii-öelda siis
selliseks üldtreeneriks, et ma treenin ka väljaku mängijaid peale siis väravahtide. Aga kui sa nii küsid, siis ma ütleks, et väravahtidel on lisaks jalaga mängule ka vaja osata väga hästi mängida kätega, ehk et see individuaalne töö peabki olema, ma arvan, natukene suurema osakaaluga kui väljakumängijatel võib-olla. Ehk et kui ma enda peas jagan siis teemadeks lahti väravahtide tegevused, seal on pea 14 niisugust suuremat teemat ja neid kõike nagu õpetada ja arendada, et see võtab omajagu aega ja kindlasti vajab individuaalselt rohkem lähenemist kui väljakumängijatega tegelemine. Aga kas siis on seeläbi mingis mõttes lihtsam tippväravaiks saada, sest et kui meil on 3 mängija kohta nii suur tähelepanu, siis nad saavad ju, et kui võtame siin eelmises podcastis Klasen mainis, et Manchester Cityl on seal üle 20 abilise Pep Guardiolal või oli see Kloppil, mäletagi. Aga see selleks, et tippsatsides on ikkagi iga mängija kohta siis üks treener, et siis väravahtide osas võib-olla nii palju maha ei jää. No tegelikult, kui sa meenuta või mainid Manchester Cityt, siis Manchester Cityl on minu teada ka peale väravahtide treeneri abiväravahtide treener ja kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis ka veel lisaks üks abiväravahtide treener ehk iga treener ühe mängija kohta. Nii et kui seda võtta, siis me vist isegi oleme maas. Okay. Aga see peab paikas või ei pea, et väravaiks on lihtsam jõuda tippu kui väljakumängija? Ei, ma ei usu, et lõpuks ikkagi ju tipus loeb see, et mis tasemel tööd meie teeme ja mis tasemel tööd ka siis nii-öelda need tipud ja välisriigid teevad, et me peame ennast, ma arvan, võrdlema sellega, mitte selle nii-öelda otsese individuaalse tööga. Ehk meie treenerite kvaliteet, kui me tahame tippu jõuda, peab võrduma tippklubide treenerite kvaliteediga. Okei. Minu jaoks üks kõige huvitavamaid küsimusi selles väravahtide treeningu teemas on see mängulised situatsioonid versus siuke isoleeritud situatsioonid, et kuidas te ise seda lahti kirjeldaksite, et mis asi on läbi mänguliste situatsioonide treenimine väravahi kontekstis? Ja, kes tahab alustada, Lukjanov äkki? Kui mõtlen mängulistest situatsioonidest, siis mina omas peas mõtlen, et ma loon mängulise situatsiooni, mis toimub mängus. Seda saab siis mängu vaadates, mängu analüüsides on näha, et mingisuguse situatsioonis võib-olla on väravahtidel keeruline toime tulla või on toimunud mingisugused eksimused. Ja läbi siis selle, sa võtad selle situatsiooni ja sa proovid seda taaselustada ka nagu treeningul. Mänguline situatsioon tähendab minu peas ka seda, et on mitu võimalust. Ehk väravaht reaalselt ei tea, mis järgmisena toimub. Võib tulla löök, võib tulla sööt võib-olla kolmandale mängijale, vastavalt sellele, mitu väravahti mul võib-olla treeningul on. Ja läbi siis selliste olukordade ta peab hakkama tunnetama või ära tajuma, et mis tulema hakkab. Aga samas ta ei saa ka kuhugi ennetada, sest kui ta kuhugi liiga vara ära liigub, siis ta ei reageeri konkreetselt olukorrale. Aga ja siis saab mängida ka sellega, et ma silmanurgast näen, tal on tasakaal välja ja siis ma üllatan teda nagu valest, ütleme sinna poole, kus ta siis on tasakaalust väljas. Ehk siis see mänguline olukord on oluline. Küll aga ma näen, et sellesse ei saa üleliia ruttu minna, sellepärast, et kui sul baastehnika puudujäägid on suured, siis lihtsalt seda mängulist olukorda treenida, see ei tule, see ütleme siis ülekanne siis nagu tehniliselt sooritused sinna olukorda sisse on tihtipeale näha, et ei ole nagu piisav. Ehk siis sa ütlesid, et esiteks sa võtad mängu kontekstis selle, et sa vaatad mängu, olukord, mis on tekkinud mängus ja siis tal on mitu valikuvarianti, oli sinu nagu tõrgendus. Ma toon sulle näite. Ütleme, kõige lihtsam versioon on cutbackid. Ehk siis äärest läbi, sealt otsajoone juurest
kas tugev löök raami, kas kiire terav pall väravahi ja kaitse vahelt, ehk siis viia kas siis seest läbi või siis on cutback taha välja, võib-olla sinna teisse lainesse ehk 11 meetri peale. Ehk reaalselt on väravahil 3 situatsiooni, millega ta peab toime tulema. Ehk ta peab konkreetselt reageerima olukorrale, ta peab ära tunnetama, kuidas ründaja võib käituda, siis ta peab ära tunnetama, et kui pall läheb 3 meetri kauguselt temast mööda, et tal on vaja kiire külg maha saada, samas ta peab olema valmis selleks, et kui nüüd see pall läheb hoopis sinna taha välja, siis ta peab olema valmis kiire liikumiseks ehk positsiooni vahetuseks. Ehk siis väravahil ongi vaja reageerida olukorrale, et mis seal toimuma hakkab ja see ongi lõpuks see, et kes läheb liiga vara, kes oskab seda mängu paremini lugeda, tajuda, saab aru, mis tulema hakkab. Ja hiljem me saame siis rääkida ka väravahtidega, et milline on siis see ründaja kehakeel. Aga see on juba see väga väikestesse detailidesse minek. Üldplaanis me saame rääkida lähteasendist, positsioonist, kindlasti ka tasakaalust enne lööki. Aga jah, minu jaoks see mänguni situatsioon sarnaneb sellega, mis reaalselt mängus toimub ja mitme variandi võimalus, see tähendab, et väravaht reaalselt peab reageerima olukorrale. Okei, Aiko? Täiesti nõus. Vastupidi mõtled täiesti. täiesti nõus. Ma võib-olla siis toon selle teise nurga, et eks ta võib-olla sinu küsimus tuleneb ka sellest viimase aja siis mõnes mõttes trendist, kus räägitakse hästi palju, et oli aeg, kui väravahid nokitsesid võistkonnast eemal, enamustrenni tegid oma harjutusi ja siis mingi osa siis lõpus tegid väljakumängijatega kaasa. Aga et nüüd see treenimine on läinud selliseks, et aina rohkem tähtsustatakse siis seda, et väravat treeniks koos meeskonnaga. Ja just sellepärast, et need mängulisi olukordi ja situatsioone koos läbi teha, ehk väravaht ja ülejäänud mängijad mõistaks asju ühtemoodi. Ja treenimise koha pealt mõtlen sama, et ka me teeme individuaalselt tehnikasju, mida noorem väravaht on, seda tõenäoliselt rohkem, see osakaal on suurem. Mida vanemaks saab, seda rohkem tekib neid mängulisi ja mängusituatsioonist lähtuvaid harjutusi, et panna väravahtiga mõtlema, mis mängus juhtuda võib. Ja sealt edasi ongi, et ütleme, mina, kes ma treenin võib-olla siis Flora esindusmeeskonnaga peamiselt, peangi lähtuma väga palju sellest, et nagu Andrus ka ütles, et vaata mängu olukordi, kus tekivad probleemid, mis probleemid, need siis mängust välja lõikama ja nüüd saab seda mängulist treenimist võtta mitmesse etappi. Ehk üks osa on see, et mis mina väravahtide treenerina koos väravahtidega teen, ehk meid on 3 väravahti pluss mina, me saame seal mingid mänguolukorrad luua. Need samad põhimõtted, mis ka Andrus ütles, et tekitada erinevad valikud, mida väravaht siis arvestama peab. Ja sealt edasi juba väga suur töö käib mul seal, kus alustatakse siis koos meeskonnaga harjutusi. Ehk et on see mingi löögiharjutus, build-up harjutus, senderdused, kaitsetöö, mis iganes, aga juba seal õpetada siis väravahti ja vastavalt siis kas kaitseliini või ründajaid, kuidas üksteisest siis lähtuda ja kuidas koostööd teha, et see väravaht treeniks koos mängijatega. Midagi sellist. Kui sa võtad oma trennid praegu, mis osakaal on tehnilisel versus sellel, sa ütlesid, et mida vanemaks mängija saab, seda vähemaks jääb see tehniline ehk siis isoleeritud keskkonnas, isoleeritud tegevused, et palju see sinu jaoks on praegu see osakaal esindusmeeskonna juures? Minu jaoks täna enamasti väravahtidega see eraldi nokitsemise aeg on, ma ütleks, keskmiselt 15 kuni 25 minutit. Ja see on täpselt see aeg, et mingid olukorrad luua, läbi teha, väravaid põhiharjutuseks koos meeskonnaga valmis seada, et siis see põhitöö käiks seal eraldi. Aga see oleneb ka väga tihti peatreenerist, sest peatreeneriga on alati vaja läbi rääkida, palju seda aega antakse ja enamasti tema ikkagi määrab selle aja
mis ta nagu sulle annab. Aga kui minu käest küsitakse ka, et Aiko, kas sa tahad pigem rohkem aega või vähem, siis aina rohkem olen mina hakanud vastama, et mulle piisab 20 minutist ja oleneb, mis sealt edasi nagu saama hakkab, et see on tähtis. Okei, huvi pärast lihtsalt, et kas, aga kui ta ütleb sulle näiteks, et tahaks esimese harjutusi või väravahti, mis sa siis teed? Ma olen and, aga see väga-väga oleneb sellest, mida ta teha tahab. Kui me tahame mingit lihtsat, näiteks mingit sööduharjutust või sükest mingit emotsiooniharjutust, mis meeskond ühendaks, ei ole probleemi, aga kui peatreener ütleb, et ma tahan 5 minuti pärast hakata pealelööke tegema, siis tihtipeale ma olen lihtsalt pidanud ütlema, et jah, see on võimalik, aga risk, et keegi läheb puruks on nii suur, et mina seda ei teeks ja üldjuhul me oleme saanud nii kokkuleppel, et päris siukseid asju me ikkagi nagu ei tee, et peatreener arvestab tihti ikkagi ka sellega, et mida on siis väravahtidel vaja enda töös ära teha enne kui nad meeskonnaga liituvad. Aga seal on lihtsalt vahemärks on ütlen ka neid kompromisse, et mängitakse näiteks palli hoidmist, 1 väravaht läheb kohe alguses meeskonnaga, 2 jäävad minuga, me teeme tööd, vahetame neid, kõik väravaid saavad käia korraks palli hoidmises ja minuga teha, et seal kompromisse ja neid lahendusi on mitmeid. Tegelikult olen näinud ka kõrvalt, et sa oled varem alustanud väravahtidega, et tood varem välja. Jaa, teeme ka seda, ütleme, et aga see jälle oleneb sellest, mis konditsioonis väravaid on, et kui me näiteks lihtsalt näitena võtame selle maikuu, siis ma ilmselgelt ei saa kuhugi varem välja minna, sest graafik on nii tihe ja ütleme, see koormus on nii suur, aga on ka hetki kus peatreener tahab ühte näiteks löögiharjutust, see väga hästi läheb minu planeeritud tööga ka kokku, ta tahab seda teha näiteks 15 minutit peale trenni algust, siis ma olen ka läinud varem välja, kui ma tahan mingid elemendid enne väravahtidega läbi käia, enne kui see löögiharjutus käib, et see on ka reaalne võimalus. Andrusele väike vahemärkusega küsimus, et kui suur on väravahtide mängukoormus, et mõtlen, kui mingid väljaku mängijad tavaliselt tagasijat annavad 1-10 palli skaalal, nad ütlevad seal 7, 8, 9, 10, kus 10 on maksimaalne pingutus, et mis see väravahi kontekstis tavaliselt on? Väravahi kontekstis pole nagu üldine pingutus niivõrd suur. Ma usun, et meid kui väravahte väsitab kõige rohkem see vaimne tegevus. See pidev valmisolek, sa pead olema pidevalt keskendunud mängule, mängus sees ja siis see on tihtipeale see rohkem väsitav. Ma usun, et see jääb sinna 6-7 peale. On mänge, kus kui oleme ikkagi väga suure surve all, on mänge, kus on väravahil, võib-olla vastased löövad 27 korda peale, see tähendab, et see actionite arv, tegevus väravahil on päris suur. Need mängud nüüd võivad olla sellised, kus siis väravahi üldine väsimus mängu lõpus on ka seal 8-9. Sest tegevusi on rohkem, aga see vaimne valmisolek, see on üks kurnavaid asju. Väravahi jaoks kindlasti. Okei, võtame selle nokitsemise asja, kui Aiko nimetas seda kõrval nokitsemiseks, et siuke tehniline tegevus, et U15 koondis tuleb kokku palju seal. Aiko ütles 20 minutit umbes, tema tahaks nagu näeb, et on esindusmeeskond optimaalne, palju siis sa näed, et U15 võiks olla siuke tehniline tegevus? Hetkel U15 nad mängivad ainult U17 eliitliigat. Seal on nagu vähe treeningpäevi. Ma saan tuua näiteid U17-st. Kindlasti, kui treener soovib saada nad võib-olla 15 või 20 minutit pärast treeninga algust enda kätte, ehk siis nad koos nagu võistkonnaga treenima, siis sellistel juhtudel mina lähen varem välja. Ja just sellepärast, et selles vanuses baastehnika pole kinnistunud. See tähendab, et me saame teha heas keskkonnas head tööd, et siis ma ka näeks, kus need puudujäägid on. Ma filmin paljusid treeninguid, nad saavad ka sealt pealt tagasisidet, et kus see positsioon on vale, kus kohas see tasakaal on vale, mis tuli hästi välja, mis ei tulnud nii hästi välja.
et siis sellistel treeningutel ma arvan, et pool tundi on siuke miinimum, kus ma tahaksin, et väravaid võib-olla oleksid minuga. Küll aga jah, mida mängule lähemale, nagu ka Aiko ütles, et kui tulevad mingid löögiharjutused, 3-2, 2-1 rünnaku lõpetamised, teatud taktikalised ülesehitused, siis on ka alati see, et treener võimalik, et kas on võimalik väravahte sinna sisse panna, kas on võimalik väravahte mingisuguse pallihoidmisharjutusse panna, sest seal nad saavad neid kõige nagu näiteks jalaga mängu osas täpselt selliseid olukordi, mis väljaku peale juhtub. Sul on vaja võistkonnaga, sul on vaja keskkaitsetega, äärekaitsetega, alumiste poolikutega, sul on vaja koostööd leida. Millal ma saan sulle jalga sööta, millal ma söödan sulle jalga, annan sulle käega visuaalse näite, kuhu sa võiksid järgmisena mängida. Et need asjad tegelikult on üliolulised, et väravaht oleks nagu mängijaga. Aga nendistel olukordadel ma kindlasti ka leian selle aja, et ma saaks nendega siis enne treeningut alustada varem või kui ma näen, et mingid momendid on vaja üle käia, siis on ka aeg pärast treeningut 5-10 minutit natuke eraldi nokitseda. Ehk siis minimaalselt 30 minutit sina? Süke, mis see teeb siis, süke kolmandik trennist? Võimalik, ma ütleksin, et ma tahaks, aga see on hästi situatsioonipõhine. Treeningupõhine, väljaku mängijate, siis meeskonna siis treeningu eesmärgipõhine, perioodipõhine, vahetud enne mängu, vahetud pärast mängu, et seal ei ole seda ühte numbrit. See on muidugi huvitav, et Silver, sa hästi palju tahad neid numbreid, et see on siuke provokatiivne teema alati. Et ma enda peas mõtlesin ka veidikene, tegelikult seal on momente, kus tõesti tahad nagu 30 minutit, aga samas näiteks see sama cutbacki teema, mille Andrus enne mängu tõi, ma ütleks, et ma saan mingid tehnilised elemendid võib-olla seal läbi käia ja tean, et peatreener täna ongi trennis põhiteema see, et mängitakse nii-öelda cutbackide peale. Siis ma saan kohe tegelikult, vähemalt minu idees, ma saan kohe peatreeneriga öelda, et 15-20 minutit minu jaoks okei, sest põhitöö nüüd hakkabki nagu nii nende cutbackidega ja seal sees ma juba näen vaeva, õpetan, möllan. Aga kui see ei ole põhiteema, siis ma võib-olla isegi tahan 30, 35, 40 minutit, et see minuti, see siuke kindel minuti teema sõltub päris palju sellest ka, mis seal trennis nagu tegelikult saama hakkab. Aikaga nõus. Aga nagu sa ütlesid juba, palju numbreid tahan, ma tahaks ühte skaalat veel tekitada teile, et nagu jalgpallitreenerid ka, ma ütleks, on samamoodi, et on nii-öelda siuksed, et kes on rohkem nagu mänguliselt tahab lahendada olukordi, kes tahab rohkem nagu nii-öelda trillina või siukse tehniliste kordustena nagu lahendada neid olukordi, et ma olen näinud väga palju erinevaid nagu lähenemisi, et ma tundub ka, et väravahtidel on nagu küllaltki siuke sarnane temaatika, et kes rohkem isoleeritult, kes rohkem nagu siis mänguliselt üritab teha, et 1-10 palli skaalal, kus te ennast paigutaksite selles nagu dilemmas, et kui 10 oleks, et kõik läbi mängu ja 1 on ainult trillid nagu, kuhu Andrus näiteks ennast paneks? Ma lihtsalt toon sulle teise näite selle koha pealt. Kui mul on akadeemia poisid, kui akadeemia poisid tulevad mulle 8. klassis treeningutele, olen teinud neid asju, et ma teen mängulise harjutuse, ma teen 2-3 actionit, ma toon võib-olla siukest kiirust sinna juurde ja ma saan aru treeningu käigus, et Andrus, sa oled eksinud, astu 2 sammu tagasi, tee isoleeritumalt, sellepärast, et see harjutuse, ütleme siis selles tegevuses on puudujääke liiga palju. Et mul on vaja teatud asjad saada neile kõigepealt isoleeritud vormis nagu paremini paika ja siis ma saan uuesti minna võib-olla kiiruslike harjutuste poole. Jah, ma ütlen, et ma tahaks teha väga palju avatud harjutusi, ma tahaks teha väga palju reaktsioonile põhinevaid harjutusi. Aga ikka ma pidevalt tulen oma töös nende asja juurde tagasi, et kui väravahid ei ole valmis selleks, just võimekuse poole pealt, baastehnika poole pealt, siis ma muutun võib-olla aina rohkem isoleeritumaks. Ehk siis see käib vastavalt siis grupi tasemega. Kui tase on natuke nõrgem, on rohkem isoleeritud, rohkem kontrollitud tegevusi, et saada minu jaoks tähtsad lähteasend,
keharaskused paika, positsioonid paika ja kui need asjad juba on nagu rohkem paigas, siis ma saan minna nagu aina rohkem avatuks, aina rohkem mängulisemaks. Aga see ei tähenda seda, et nende samade võib-olla 8. klassi poiste, kes tulid, ehk siis võib-olla esimese 20 minutit on isoleeritum, ehk ma kontrollin rohkem seda tegevust, aga alati see treeningu lõpus on avatum harjutus, mis läheb reaktsiooni peale. Sest ei ole sellist asja, et on ainult isoleeritud harjutused nagu treening, et see ei anna ka seda õiget mõju, see ei anna nagu ülekannet mängule. Ehk siis on see, et see just see sissejuhatava osa siis suurus, kui palju ma mängin reaktsiooni peale, sõltub siis tasemest. Et kui ruttu ma lähen üle siis selleks avatud harjutuseks või mängulisemaks harjutuseks, aga küll igas tasemes on neid avatud situatsioone. Ehk siis mul ei ole sulle anda ühte selget numbrit. Ehk siis ma sain niimoodi aru praegult, et olenemata sellest, kas see mängija on ülihea baastehnikas, siis sa ikkagi teeksid ka seda baastehnikat ja isegi kui ta on üli kehv, esimest korda teeb värava asju üldse, siis sa ikkagi teeksid ka avatud harjutusi lõpus. Jah, isegi kui ta tuleb esimest päeva treeningusse, siis jah, me teeme midagi isoleeritult, me proovime mingit palli püüda, aga lõpuks on vaja pall maha saada, lõpuks on vaja pall natukene liikuma lükata, et ta saaks seda algselt õpitud asja siis reaalsuses ka proovida. Aga lihtsalt seal siis on vaja, mina kui treenerina, kui ma serveerin ehk löön ise neid palle, siis ma saan seda asja võimalikult hästi kontrollida. Isegi siis, kui pall on lahtine, mööda maad veerimast, ma saan seda asja kontrollida. Ja lõpuks, kui ta läheb mängu, siis jalgpallimäng on kaootiline. Sa pead lihtsalt reageerima ja valmis olema. Ja kui sa suudad ette lugeda asju, siis sa oled hästi teinud. Mm-hmm. Aiko kibeleb mulle numbrit ütlema. ma natuke põiklen ka, aga ma ütlen lõpuks ma ütlen numbri ka. Okay. Ütleme, et Andrus kuulates ka mõtlengi, et sealt natuke tulebki välja ka see vanus, et ütleme, et meestega sa saad rohkem võib-olla mängulisi asju teha, sest neil on see baas nagu paremini olemas, mida nooremad, seda rohkem nad vajavad seda tehnilist osa, et näiteks see on ka see, mida me Floras praegu mille kallal me väga tugevalt nagu töötame teiste värahtide treeneritega, et panna paika ikkagi, mis need osakaalud, mis vanustes on, et millal me tahame rohkem trille vähem mängulist, millal me tahame juba rohkem nii-öelda mänguolukordi ja nii edasi, et me seda nagu vaikselt vanuseviisi paneme nagu ka paika ja tasemeviisi samamoodi, et kui sa kõik asjad lood mänguliselt, aga ta reaalselt püüda ei oska, siis tegelikult on ju päris suur probleem. Ja kui ta väga hästi püüab, aga sa õpetad teda aina edasi püüdma, aga mängulisi osas lõpuks ei oska, siis on teistpidi väga suur probleem. Ja nüüd ma ütlen oma numbri, ma ütlen, see võiks olla, ma ütleks 7. Et ma tegelikult neid nii-öelda tehnilisi asju, puhtalt nagu tehnilisi asju ma teen neid, aga tõesti siis, kui ma näen, et mingi konkreetne viga on, esindusmeeskonnas ma tõesti näen, et mingit elementi see väravaht ei oska, me teeme seda nii-öelda täiesti baastehniliselt, proovime muuta, et tal tekiks harjumus, aga väga kiiresti me proovime selle harjumuse viia ka nii-öelda mängulisse olukorda. Jällegi algul võib-olla mõne mängijaga, siis aina suuremaks ja suuremaks need otsused, et ma julgeks öelda 7, see tundub ilus number. Aga piirkonna treeningus on suure tõenäosusega see number natuke madalam? Piirkonna treeningus on see madalam ja seal ma võib-olla natukene provotseerin neid, et tead sa selle piirkonna treeningu tegelikult mängu tõid, sest kui mina kunagi alustasin, sama juttega, et nagu Andruse puhulgi algul oli, et kui mina kunagi alustasin, siis väravahtide treenereid noortes ju väga ei olnud. Ehk et ma sain võtta rahulikult tehnika peale ajast, ma nägin, et pole õpetatud. Nüüd ma olen talenditreeningutest olnud siis eemal, ma arvan 3 või 4 aastat ja läksin siis see aasta uuesti tagasi sinna ja ma pean ütlema, et see tase on nagu tunduvalt läinud paremaks ja mida need noored nagu seal mulle tihti ka ütlevad, et kui ma ütlen, et näiteks, et sa võiks seda elementi vaadata ka näiteks teise nurgalt või proovida teist asja, siis mulle väga agaralt juba öeldakse, et aga minu väravahtide treener klubis ütles nii ja mulle õudselt meeldib see, sest
mina ka seal, ma ei ütle noorele, et sa pead tegema nii või naa, vaid ma ütlen, proovi seda ka ja vaata, kuidas on. Ja te saate oma väravahtitreeneriga ka nagu asju arutada, et nad on üsna teadlikud, aga nagu tegelikult Andrusel on ka õigus, et muidugi seal see osakaal on suurem, sest seda baastehnikat selles vanuses on tunduvalt rohkem vaja. Aga kui sa nüüd, Andrus, küsiks mu käest numbrit, mis seal on ei küsi. see oleks juba raske, aga ma olen alles paar trenni teinud, mul on vara öelda. Ma ka ei küsi, aga ma küsin niimoodi, et Aiko, kas see on läinud sul pigem see number nagu kõrgemaks läbi aja, et kui sa võtad 5-7 aastat tagasi ennast, siis kas sa tegid rohkem nagu isoleeritumalt asju? Ja kui ma olen ju vahepeal tagasi mõelnud ka, et 2013, kui ma esimese meeskonna juures alustasin, mul on tegelikult need trennid kõik enda jaoks üles joonistatud ja lahti kirjutatud ja kui neid nagu ütleme, et siuksel kurvemal päeval vaatad ja tagasi mõtled, siis neid on nagu päris naljakas isegi lugeda ja vaadata, et jah, need on olnud siuksed puhtad baastehnika, füüsise trennid, märkmeid on selle kohta, et peatreeneriga pean vaidlema, et ikkagi 40-50 minutit kätte saada ja et tahame olla eraldi ja noh, ma ütlen, et see on ikka tohutult ajas muutunud, tohutult. Et kui ma alustasin ka, ega ei olnud seda päeva, et mina oleks nüüd läinud keskkaitsele öelda, et kuule, et vaata koos väravaiga seda või et vaata üldse liinis seda või teist asja, et mina ja väravahid, meie maailm ja ülejäänud teevad oma asja, et ei, täna ei ole sellest mõttemaailmast midagi järgi, jah. Aga siinkohal saab ka rääkida sellest UEFA goalkeeper A-st, mis kindlasti ka muutis päris palju seda võib-olla siis väravahtide treenerite arusaama või suunda, et kuhu kohta me väravahtide treenerina võiksime areneda. Sest seal on ka eesmärk, et me võiks ikkagi olla väravahtide treenerid, ütleme, väravahtide treenerid võiks olla ikkagi abitreenerid, kes on spetsialiseerunud väravahtide treenimisele. See tähendab, et meil on erialased teadmised, kuidas treenida väravahti, aga samas me peaksime teadma ja oskama ka treenida väljaku mängijad. Lisaks sinna mõtlen, et kunagi Silver kutsub mu 2 aasta pärast tagasi siia podcasti, siis ma räägin sellest teemast veel omaette, et see on nagu siuke teema, et ma ütleks kõikidel väravahti treeneritele ka, kes võib-olla kuulavad, et seal on päris suur nii-öelda, tuleb nagu hästi läbi mõelda, aga mis see tasakaal on, et ma olen nagu kohati näinud ja proovinud ka ise, et ma olen nüüd, aitan hästi palju tavatreenereid ja üks hetk avastan, et oot, aga ma tegelikult olen unustanud väravahi. Ja et siis ma proovisin nagu teistpidi ja läksin võib-olla teistpidi äärmusesse, et ma julgustaks kõiki, proovige tunnetada ja leida see tasakaal ka, et ei unusta väravahti, aga et ei lähe sinna üksi nokitsema ka, et need oleks nagu, see oleks koostöö. Aikot võib-olla kutsungi, et ta annab ilusti numbreid siin. Aga Andrus, sina 7 aastat tagasi samamoodi liikunud nagu Aiko või mitte? Kindlasti. Algusel oli väga palju tehnilisi sooritusi. Olles ise mängija, suurim eksimus vist oli see, et ma tegin harjutusi, mis mulle meeldisid. Ma tegin harjutusi, et teeme 3 korda püüame kätte, 3 korda püüame maast, siis teeme mingi jalgade töö, siis 3 korda läheb paremale küljele, 3 korda vasakule küljele. Ehk siis alati ma treeningul teadsin, kuhu kohta see löök tuleb. Ja tegelikult mängudes olin reaktsiooni põhjalt aeglane, ma hakkasin vajuma, ma hakkasin ennetama, aga ma tahaks, et ta lööks paremale, ta oli vasakule, ta vist lööb vasaku, ta oli paremale. Ehk siis mängudes tekkis need olukorrad, kus lähteasendis mu tasakaal oli paigast ära, ma hakkasin ennetama, vajuma ja ma läbi selle tegelikult ei olnud edukas. Ja mingitel hetkedel ma mäletan seda, et ma vaatasin oma mängu kokkuvõtet ja mõtlesin, et täitsa piinlik, et peaks ikka treeneriks hakkama. Kusjuures sellepärast ma arvan, et sa hakkasidki treeneriks, sest see on täpselt minu jutt. Et ma tegin ka kõike, mis trennis meeldis, need hüpped, need ma alati tegin. Mõtled seal, et mingid harjutused, mulle need ei meeldi, neid ma ei tee. Ja nüüd treenerina tegelikult sa ju teed üsna vastupidi, et kõik, mis ei meeldi, tuleb ära teha, sest muidu on pärast puudujäägid. Jaa, täpselt. Väga hea, see teema enam-vähem sain juba vastused kätte, et mul on palju asju, mida ma tahtsin arutada teiega, et üks neist on sama, mis te rääksite juba
siis ka nagu vanusepõhisest, et vanused on nagu erinevad, et kui võtame sellise teema, et millal võiks üldse spetsialiseeruda väravahina, siis sihukese hüpoteesina ma paneksin lauale, et mida varem, seda parem, sest et mida rohkem ta väravas korduseid saab, ehk siis alates 6 aastast, kui mängima hakkab, on kohe väravas, saab palju väravahi kordusi ja seda paremaks väravaheks ta saab, sest et ta on kogu aeg seal mänginud. No mina ei tahaks nõustuda üldse, ma pean ütlema, sest ütleme, minu põhimõte on pigem olnud see, et esiteks laps õpi mängima jalgpalli, õpi üldse nautima seda jalgpalli, saa aru, mis mäng see on, õpi jalaga mängima, õpi tunnetama erinevaid positsioone, et sa saaks nagu sellest jalgpallist aru. Ja kui sa sellest mingi hetk nagu tõesti sa oskad mängida, et siis õpi ka kätega mängima. Ma tahaks nagu ennekõike, et laps õpiks jalgpalli mängima ja siis väravasse. Kas see oli hüpotees selliselt, et sa eeldad või arvad seda või see oli lihtsalt hüpotees õhku visatas, et kas nii võiks olla? Ma läksin kohe õnge. Ei, ma lihtsalt tahtsin korra küsida Silveri käest. Ei, nagu mina isiklikult ei arva seda, ma tahtsin lihtsalt natukene provotseerida teid. Olgu, aga sulle tõenäoliselt need 6-aastased lapsed, kes tulevad jalgpallitrenni, nad tulevad selle pärast jalgpallitrenni, et nad tahavad palli taga jääda, palli jalaga lüüa, siis võib-olla 7-aastaselt vahepeal on treener olnud seal väravas, nagu võtab mõned need löögid ära, siis ütleb, aga treener, ma tahan ise väravas olla. Ja siis on võib-olla 20 lapsest 7 tahavad väravas järsku olla. Siis paar aastat hiljem, kui juba tunnetavad neid, et pall läks väravasse, siis kõik vaatavad tema poole, et kuule, et pall läks väravasse, et sina oled süüdi võib-olla. Et siis mingi hetk tekib lastel see, et keegi tahab väravas olla. Ehk lõpuks see noorte periood kindlasti või ütleme laste periood kindlasti, et las nad mängivad jalgpalli, igati pidi Aikoga nõus. Las nad mängivad, las nad ajavad seda palli taga, las nad mängivad jalgpalli. Aga millal siis spetsialiseeruda väravahi tööle, väravahi kohale, ütleme niimoodi? Ma tean, et tehakse 8-12 selles vanuses juba väravahtide treeninguid. Kui nad teevad kord nädalas väravahtide treeninguid, kui nad teevad niimoodi, et kes käib, kes tahab, tuleb, kui nad teevad seal lihtsaid püüdmisi, kui nad teevad erinevaid mänge, mis nõuavad kiirust, mis nõuavad reaktsiooni, väga hea. Mina võib-olla spetsialiseerumise tooks alles siis, kui läheb suurde väljakule, kui on suur värav. Enne seda ma julgustaks mängima väljaku peal, võib-olla keerulisemad, raskemad turniirid, võib-olla siis on tekkinud mingi väravaht, kes juba rohkem tahab olla väravas, seal 10-11 aastasena. Hea näitena võin tuua nagu Karl Jakobeina. Noormees, kes on hetkel juba välismaal, Eesti A-koondises. Tema mängis väga pikalt väljaku peal. Ta mängis noorena iseseisvad väljaku peal, ta läks treeningule, lõid pärast treeningut peale, käis iseseisvalt peal löömas. Kõik raskemad turniirid, seal pandi paar võistkonnaga pandi kokku, ma nimesi ei hakka siin nimetama, aga ütleme, et oli mingid tugevamad turniirid, ta oli väravas. Juba tundis, et kuule, väravas on päris äge olla, saab siit ja sealt tõrjuda. Samas olid mingid liigamängud, treener küsis, kas soovib väljaku peal joosta ja jookseks väljaku peal, lööks väravaid. Alles siis, kui ta läks siis suures väljaku peal olles, läks Nõmme Unitedisse, alles siis oli see põhjalik spetsialiseerumine, sest selleks hetkeks oli teada, et ta tahab olla nagu väravaht. Aga selleks hetkeks ta oli niivõrd palju jalgpalli mänginud, tema mängust aru saama, tema esimesed puuted, tema söödutehnikad, need olid selleks ajaks juba ka arenenud vahelikul tasemele. Aga kui ta oleks kogu aeg väravas olnud, siis sealt see korduste arv oleks kindlasti nagu vähemaks jäänud. Ja seal ongi lõpuks see, et vanasti, kui ainult väravahid pidid püüdma kogu aeg ja jalaga mängida ei osanud, siis oligi see puudujääk seal nagu selgemini näha. Et minu jaoks on kuni suure väravani mitmekülgsed treeningud, kiirus, reaktsioon, aga kui on suur värav, et siis saaks hakata rohkem tehnilise soorituse peale rõhku panema ja siis võiks ja peaks võib-olla väravat spetsialiseeruma. Jah, ma ütleks, et me ka klubi tasemel
päris palju oleme seda arutanud ja töötanud selle kallal, et mis vanusest ja siis mida täpselt teha. Ja oleme ka mõelnud, et ma isegi ei ütleks otseselt nagu vanuseid välja, mis vanusest, aga et sa tahad numbrid, on ju? Muidugi, see võid uuesti tule. Nojah, ütleme, et sealt kuskilt 9 aastast on meil lubatud väravahtide trenni tulla. Ehk et meil on tehtud grupp, ühistreening 1 kord nädalas ja alates sellest vanusest, kes tahab, see tuleb, aga ei ole seda, et nagu peab tulema, et kes tõesti tahab tulla, see tuleb. Ja ka siis nii-öelda vanematest, mida vanemaks, seda rohkem suuname ja seda rohkem nagu spetsialiseerume. Provokatiivselt ma ütlen, viskan ka õhku küsimuse. Minu juurde tuli üks õhku, et minu juurde tuli üks treener ja ütles, et mida teha. Mul on 8-aastane poiss, kes ainult tahab väravas olla. Kas ma siis ütlen talle, et ei tohi? Ja pikalt rääksime sel teemal. Ja nüüd on siis teie kord mõelda, et mida siukse poisiga siis teha, kes ütleb, et nagu ma väga tahan ainult väravas olla, aga ta on 8-aastane poiss. Ja see oligi mul tegelikult järgmine mõte, et kuidas me üldse väravahte valime, et kas see on mängija valik või see on treener vaatab, kes läheb väravasse või treener vaatab vanemate järgi, kui pikk isa on, pikk ema on, et mille järgi üldse väravahte valime? Hästi jätsid mu küsimusele vastamata. Muidugi. Mina ei ole spetsialist siin. Aga Andrus, kuidas sa näed seda? Olles olnud noorte treener, siis on olnud erinevaid väravahte. Kindlasti läbi treeningute, läbi löögiharjutuste on olnud erinevaid väravaid väravas. Juba hakkad nagu nägema, et mis tüüpi väravaid on. Kes kardab palli, kes on julge, kes ei karda palli. Julgus on kindlasti üks oluline faktor väravahtide maailmas, ütleme niimoodi. Siis kuidas nad tulevad toime pingega või kuidas nad tulevad toime eksimustega. Sest esimesed kahatused, kus väravat võib-olla pillab palli või läheb käte vahelt läbi, läheb väravasse, siis need laste reaktsioonid on hästi ehedad, et kui seda ei ole suunatud, siis hakata küsima, et mis sa teed või miks see pall väravasse läks. Ehk siis sealt juba näha, et kuidas väravaht reageerib sellele, kuidas see tuleb toime eksimustega. Kui, ütleme, need on mingisugused faktorid, mida ma kindlasti jälgiks, kui ma tänase päeval oleks uuesti noorte treener, väikses vanuses ma jälgiks ja vaataks, kes kuidas nendega toime tuleb. Kindlasti ma vaataks ka vanemate pikkusi. Sest kui ma toon nagu siukse näite, et pikk väravaht, tal on väike eelis. Sama näiteks võrkpallis, kui on näiteks esimene temporündaja. Kas on pikem temporündaja või lühem temporündaja, seal on eelis. Küll aga ma ei ütle, et lühemad väravahtid ei saa nagu läbi lüüa, sest on väga palju näiteid, kus ka natuke lühem väravaht mängib väga hästi. Ja ehk siis seal ei ole nagu konkreetselt ei või jaad, aga seal on võib-olla mingisugune mängijale antud soodumus või eelis. Ja ma kindlasti nagu jälgiks seda ja vaataks seda. Ma võtan korra kokku ka vahepeal, et mõlemad mõtlesite tegelikult, et kuskil 8-9 aastaselt on okei juba teha sükest väravahi laadset trenni nagu juurde. Lukjanov ütles selgelt välja, et kui minnakse suure värava peale, võiks toimuda spetsialiseerumine, mis on siis Eestis 13-aastaselt. Aiko otseselt vastu ei vaielnud, et kinnitanud ka, naeratab natuke, nii et võime lugeda nagu, et enam-vähem seal see võiks toimuda 13-14 aastaselt siis. Aga nüüd... Oota, Silver, ma toon sinna siuksed mõttekohad lihtsalt. Ma jälgin natukene internetis just Saksa noort väravahti. Ta on kindlasti seal alustas kuskil 8-9 aastast ja ta on väga palju treenitud. Ta on võitnud mingisugustel turniiridel neid parima väravahi tiitleid ja asju. Ma põnevusega jälgin, et kui sa oled nii väiksest saadik, ainult teed väravahitiste treeninguid, käid siin ja seal erinevate treenete juures, ma tahan näha, kaugele see poiss jõuab. Et kas ta on see niinimetatud lapstäht
või ta suudab murda ka siis suurde jalgpalli. Sest mõtle, kui sa oled 8-aastased ainult väravas, käid seal turniiridel, võidad, kaotad, aga ainult väravas, siis kui sa saad 18, sa oled 10 aastat, sa oled rohkem kui pool oma tolles hetkeks oma elatud elust väravas mänginud. Seal on oht selle tüdimuse tekkimisel väga-väga suur. On kindlasti ka väga palju näiteid teistest spordialadelt maailmas, kus on olnud lapstähti, kus tehakse juba väiksena noorena mingisugused rekordid või asju, aga just see 16, 17, 18, see aeg on see, kus kas siis vahetatakse ala, lahkutakse spordist, aga võib siis see samm minna, ütleme siis nagu meesteklassi jääb tegemata. Ehk siis see on kindlasti, mille üle võiks mõelda, ütleme siis niimoodi, võiks mõelda, arutada. Aga selle väravahi valiku osas mulle tundus, et see oli ikkagi, sa kaldud sinna treeneri poole, et kus siis treener nagu pigem jälgib, suunab, vaatab, kuidas vanemad, et muidugi peab huvi mängijal endalgi olema, aga ma saan aru, et treener teeb ikkagi peaks valiku tegema lõpuks. Treener kindlasti võiks suunata. Treener kindlasti võiks suunata ja see peaks olema ka siuksed nagu, seal ei tohiks olla nagu ainult üks, võib-olla on üks, ma ei oska öelda, erinevad klubid, erinev valik, aga kindlasti grupi sees tekib välja keegi, kes soovib saada väravaiks. Ja kui me leiame selle väravai 8-9 eluaastalt, olgu, proovi ole väljaku peal ka, kui me leiame selle 13 eluaastalt, kus me spetsialiseerume, et okei, et äkki sa tahad väravaiks hakata, sul on olemas mingisugused eeldused, proovime. Sest antud hetkel, kui ma näen, kui mul tuleks treeningusse, kui ma teeks 2 treeningut, 2 erinevat gruppi, 5 grupid, 10 väravahti näen, ma ei suudaks sel 13 eluaastasele väravahelt öelda, et kes jõuab, kes ei jõua. Või kui kaugel nad jõuavad oma sportlaskarjääris. Sest seda arengut tolles momendis pole võimalik öelda, kus kohas nende siis nagu limiidid on. Ehk siis ütleme väravahtide Rebase raamat Kanterist oli minu jaoks väga hea. Just see koha pealt, et jõuda tippu, sul on vaja kiiruslikke omadusi ja sul on vaja rutiinitaluvust. Ja mingil määral ma saan üle kanda ka jalgpalli väravahtide konteksti, et kui sul on kiiruslikud omadused ja sul on rutiinitaluvuseks, et töötahe, tugev töötahe, siis on sul võimalik jõuda väga kaugele. Siis on vaja lihtsalt teha treeninguid, näha vaeva. Okei. Mind väga ei painama see Aiko küsimus, et 8-aastane mängija tahab olla ainult väravas. Mis sa vastasid talle siis, Aiko? Mina ütlesin sellele treenerile, et jah, kasuta teda väravas, aga suuna teda ikkagi treenides väga palju kui väljaku peal, et ta mängiks väljaku peal, ongi siis kas palju hoidmisi vahepeal lihtsalt väljaku mängijana, kui on turniirid, teda väravas olla, olgu, aga et võimalikult palju kaasata teda ka väljaku mängijatega treenima. Ja kui tal vähegi on huvi seal vahepeal, et okei, ma võin täna olla ka teise positsiooni mängija, siis jah, ta võiks seda teha, aga kui ta nagu väga-väga tahab olla väravas selles vanuses, mina ütlesin treenerile, et seda ei ole mõtet ka keelata, et lasta olla, kui ta väga tahab. Palun, Andres, tahtsin midagi tähendada. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et siin on olemas näide, kus väravat, võtame mängija tahab olla väravat, aga treener ütleb ei, sa pead olema väljaku mängija. Ja siis teatud tasemel, teatud vanuseni, siis ta alles saab võib-olla väravasse. Ehk siis kindlasti treener peaks arvestama ka lapse või mängija sooviga. Aga igatepidi Aikoga nõus, et treener peab olema ka tark, et seda mängijat mängitada ka väljaku peal selliselt, et ta saaks need vajalikud jalaga mänguoskused ja vajaliku siis aru saama, kuidas erinevatel positsioonidel mängida. Ehk siis see annab selle mängust aru saamise. Ma saan isegi tuua välja, et see sama piirkondlik treening, kus ma nagu see aasta jälle treeneriks hakkasin, mitu aastat on seal tulnud selline asi välja, kus ma olen hinnanud väravahti siis nii-öelda väga potentsiaalikaks
ja paar aastat hiljem ma näen teda väljaku mängijana. Ehk üks on hakanud mängima minu teada poolkaitses näiteks üldse ja üks tipuründes, kes lööb nagu uhkelt väravaid. Et see spetsialiseerumine, see teema on alati siuke, et jah, me alustame küll natuke varem kui 13, aga nad seal vanuses tegelikult mõnest väga andekast väravaist võib saada järsku väljaku mängija ja vastupidi, et neid liikumisi selles vanuses on kindlasti. Üks väga oluline teema minu jaoks veel, et treenerid, kellel ei ole sellist väravahi spetsialisti abi kasutada, et ongi trennis, sul ongi tavaline üksinda treener ja sul ei ole klubis väravahti treenerit, et kuidas väravahtide osa seal välja võiks näha, et oletame, et sul on U15, U16 võistkond, kus juba võiks nagu väravaid nagu midagi ekstra teha, et kuidas siis toimetada? Mina julgustaksin väravaht või tava väljaku treenereid, et olen teinud 2 aastal nüüd täiendkoolitusi just väljaku treeneritele selle ideega, et nad võib-olla saaksid aru, mis asi on väravahi ABC, et mida võib-olla väravahtidele edasi anda, et selles valdkonnas natuke kompetentsust juurde saada. Ja ma väga palju räägin sellel koolitusel ka sellest, kuidas kaasata väravaht efektiivselt võistkonna treeningutesse, selliselt, et väravaht saaks oma need teatud kordused kätte. Toon näite. Väravaht on, ütleme, mängus esineb olukordi, kus tulevad senderdused kasti ja siis väravaht on see, et mina, ei sina, ei mina, põrkavad seal võib-olla keskkaitsega kokku, ründaja lööb tühja, väravaht ja keskkaitse mõlemal peab pidi koos, 2 vahetust vaja teha. Ekstreemne näide. Aga et kuidas nagu toimida selliselt, et aru saada, mis toimub selle noore väravahi peas selles olukorras, see vastutuse võtmine, kas ma nüüd saan selle palli kätte, kas ma jõuan selle pallini, kuidas toimub suhtlus keskkaitsega, kumb läheb, kumb ei lähe. Kui tuua nüüd treeningu, kas siis lähtepunktiks või lõpp-punktiks, selline olukord, näitustame, näitlik harjutus, ütleme 4x4 mäng. Aga et väravahid ei alusta väravast, vaid treener või siis mängija alustab kõrvalt ja ta viskab alati selle kõrge palli väravahi ja kaitseni vahele. Võib-olla kõigepealt ainult väravahi poole, väravat saab mingi korduse kätte, võib-olla mingi hetk hakkab viskama värava ja kaitseni vahele. On see, et kas siis väravat tuleb välja või kaitseni mängib. Sa paned selliselt mängu käima ja või iga teine pall on näiteks selline. Ehk siis seal on nagu ära peidetud kordused, mis väljakul nagu esinevad ja kus võib-olla väravaht on eksinud ja sa tahad, et väravaht saaks paremini hakkama või et väravaht ja kaitsjad saaksid paremini hakkama. Sa viid selle asja selliselt harjutusega nagu kord nädalas, 2 korda nädalas treeningutesse sisse ja läbi selle saab tead väravate kaitse neid kordusi. See on lihtsalt üks variant, üks võimalus, kuidas siis aidata siis seda väravahti ja läbi selle aidata kogu oma võistkonna mängu. Aiko? Absoluutselt nõus. See idee meeldib ka mulle ja me oleme tegelikult ju Andrusega sellest ka nagu rääkinud ja see koolitus, mis ta teeb, on ka nagu väga, väga hea selleks, et ütleme, kui sa tõid ka selle vanuse 15, siis sel väravahil nagu üksi midagi ära teha ongi võib-olla natuke raske ka. Muidugi oleks hea, kui ta suudaks näiteks ennast filmida ja analüüsida mingit sükseid asju või treener suudaks talle öelda, et sul on näiteks senderdustega probleem, et proovige välja mõelda harjutus seal 2 väravahil, mis te teha saate, aga enamus, mis saaks ära teha just peatreener, ongi see, et neid kaasata harjutusse ja see Andruse näide kas või selles senderduses on nagu, see on väga hea näide, kuidas aidata oma väravahti, kui väravahti treenerit ei ole. Ehk siis koolitage ennast, oli vastus jah? Andruse juures. Et siis saate oskused, kuidas neid metodeid kasutada. Harjutuse lähte- ja lõpp-punktid. Mõelge välja, kuidas harjutus alustada, nii et väravat saaks mingi korduse või kuidas harjutus lõpetada. Löögiharjutus, väravat püüab palli, ta avab viskega äärde näiteks ja mingisugune rotatsioon käima panna. Lähtepunkt, väravat avab viskega äärde, kas seal on mingi seinasööt,
no ütleme, oma kogemuste koha pealt saan öelda, et kui ma tegelesin väravahtidega just selle visketehnikaga, siis järgmistes mängudes kiirrünnakute avamisel väravahid kasutasid, järgmises mängus väravat kasutas 3 korda kiirrünnaku avamiseks käega viset. Ja see oli efektiivne, aga ma tegin seda ainult 2 treeningul. Ehk siis lõpuks, mida me treeningul teeme, need asjad kandud üle ka väljaku peale. Ja kui niimoodi mõelda korraks väravahi seisukohast, kus väravat on hädas või kus võistkond on hädas koos väravahiga, kui tuua analoogne olukord treeningusse lihtsustatud versioonil, siis on võimalik mängul lasta seda asja ise treenida ja värav saab on vajalikud kordused kätte. Hästi, võtame teema kokku ka. Kumb teist alustada tahab, et mõne lausega, mis teie arvates siit on praegult võiks kuulaja kaasa võtta, mis võiks kõlama jääda? Mina julgustan, ma alustan. Ma julgustaks noorte treeneritel väravahtide kasutamist nii väljaku peal kui väravas. Võib-olla spetsialiseerimisega oodata selleks, kui saab suur väljak, et seal saada rohkem kordusi väravas, sest värav on suurem, maa-ala läheb suuremaks, tekivad rohkem erinevaid olukordi, kaitseliini seljatagune distants läheb suuremaks. Ehk siis seal on vaja nagu spetsialiseerida rohkem. Mängulised harjutused igati pidi pooldame. Selleks lähtepunktiks võiks olla positsioon, lähteasendid ja mingisugused baastehnilised sooritused. Ja suure tõenäosusega, mida vanemaks mänge saab, mida rohkem on kinnistunud baastehnika, seda avatumaks saavad tegelikult ka harjutused siis minna. Mina võtaks sellised kokku. Ja nüüd mul jääb siis no samad mõtted, tegelikult on ju samad mõtted, pluss siis võib-olla see, et kui väravahti treenerid seda juttu kuulavad, siis ka neile soovitus, et proovida ikkagi rohkelt koostööd teiste treeneri, peatreener, abitreener nendega, läbi rääkida ja just mida oleks ka väravahtidel vaja, mida oleks väravahtidel ja kaitseliinil koos vaja ja nii edasi, et neid linke tavamängijate ja väravahtide vahel oleks rohkem. Mulle jäi endale kõlama päris huvitav see, et mõlemad olete nagu liikunud nii-öelda rohkem sinna mängulisema lahenduste poole, et see on huvitav tendents ja see on huvitav ka ajas nagu jälgida, et kas see läheb nagu ka vastupidises suunas, et võib-olla 5 aasta pärast olete liikunud veel teises suunas või vastupidi, et ongi nüüd minimaalselt seal teed mingisugune paar mitsa teed ära või soojaks ja siis juba läheb nagu mängulised olukorrad, et kuhu see tendents liigub on minu jaoks nagu huvitav, et praegult on ta pigem sinna mängulise poole liikunud. Me ei saa ainult mängulist teha, sellepärast, et on teatud kohad, kus me peame, ma arvan, seda fitness seisu vaatama, teatud eriala spetsiifilist võimekust jälgima läbi selle, meil on vaja teatud harjutusi teha ikkagi isoleeritud vormis ka. On vähemalt minu arvamus. Okay. Ka mingi osa kindlasti. Võib-olla selle sinu jutu jätkuks ongi huvitav mõelda, et rohkem on tekkinud väravahtide treenereid, rohkem treenitakse juba ka noori väravahte ja mida tehnilisemad ja paremad väravahid lõpuks sinna meesteklassi jõuavad, seda rohkem saan mina siis keskenduda võib-olla natuke nagu sinna mängulisema poole. Ehk et ma arvan, et see läheb natuke veel mängulisemaks, aga Andruse välja toodud point on lõpuks õige, et on teatud füüsilised asjad ka, mis tuleb ära teha ja kui me nagu tehnilist üldse ei tee, siis paraku see tehnika pool nagu, ma ei ütle, et läheb meelest, aga kindlasti natukene tagasi, et seda on vaja sees hoida. Aga ma pakun, et see läheb natukene mängulisemaks veel. 2 aasta pärast, kui sa mu kutsud, siis ma saan öelda, kas mul on õigus või mitte. Peame ennem selle numbrit teema läbi rääkima, aga okei, suur tänu, väga huvitav oli minu jaoks. Suur tänu siis mõlemale spetsialistile siin, Aiko ja Andrus, ja ka meie kuulajatele. Kohtumiseni juba järgmises episoodis.